Tõlla ees meil torma 4 toritäkku. Tagumiku alt meil läbi lendab maa. Kabjad löövad meile musta porinäkku, aga teel lõpe otsa sõit ei saa. Kabjad löövad meile musta porinäkku, aga teel lõpe otsa sõit ei saa. Hobused on vahus, ragisevad rangid, mustal taevalt säpi veksleb välgujoon. Kihutame nagu põgenevad vangid, kelle kandu limpsab verekoera koon. Kihutame nagu põgenevad vangid, kelle kandu limpsab verekoera koon. Selle sõidu lõpust mõelda me ei taha, otsene püsti ees on pimeduses sein. Sellest sõidust ainult mälestus jääb maha ja me surnud ema ette tuntud leid. Sellest sõidust ainult mälestus jääb maha ja me surnud ema ette tuntud leid. Sellest sõidust ainult mälestus jääb maha ja me surnud ema ette tuntud leid. Tõlla ees meil tormab 4 toritäkku, tagumiku alt meil läbi lendab maa. Kabjad löövad meile musta porinäkku, aga tee lõpe otsa sõit ei saa. Kabjad löövad meile musta porinäkku, aga tee lõpe otsa sõit ei saa. Kabjad löövad meile musta porinäkku, aga tee lõpe otsa sõit ei saa. Kabjad löövad meile musta porinäkku, aga tee lõpe otsa sõit ei saa.
mis meid eemale viivad. Kõik, mis olnud näib kauge, ei mälestus kao ega ei. Ühiseil uneil mail neil murtud on tiivad. Peatselt valugi rauge jäi katki me laul, kuhu jäi. Sein laike heledaid täis endaga viisid. Pildid kirkad ja kaunid, neid enam ei näe, laike vaid. Päevi on halbu ja häid, muutuvad viisid. Tulge klounid ja faunid, teil sirutan käes seda vaid. Vastu tuldu teel, mees üles poole püüab kõigest väest. Vastu tuldu teel, kõik õnneloosid rebida võib käest. Hallide pilvede sõud lootust ei müüda. Jäägu kõik vanamoodi, me elame veel, pidu käib. Veel pole lõppenud jõud edasi püüda. Veel ma kuidagi moodi pean püsima teel nõnda näib. Vastu tuldu teel, mees üles poole püüab kõigest väest. Vastu tuldu teel, kõik õnneloosid rebida võib käest. Vastu tuldu teel, mees üles poole püüab kõigest väest. Vastu tuldu teel, kõik õnneloosid rebida võib käest. Sõit vägisi viib vahel alla mäest. Sellel õhtul, kui sa ilmusid mu ellu, oli liiga imeline tunne see. Ma ei saanud uskuda, et nii võib ja nüüd ma mällu. Sa oled jäänud minu unistustesse. Ma sulen silmad ja ma näen sind jälle. Aga sinu lähedust, su vaimu tunnen ma. Ja praegu just ma tahan öelda sulle, et ma iialgi sind ei unusta. Ja ma ei maga, ma ei söö, ja ma ei taha teha tööd, ja ma ei kuule ja ma ei näe, ja ma ei kuule ja ma ei näe, sest minu hing baby, vajab sind baby. Ja selle tunne, mis sa jätsid mulle, ma tahan, et see minust iialgi ei kaoks. Ja praegu just
lõpuks võib jääda sellest tunnest, kuid uskunud ei ole ma ja aina rohkem tahan saada sind oma unistustes ehtsana ja aina rohkem tahan saada sind oma unistustes ehtsana sind oma unistustes ehtsana sind oma unistustes ehtsana ja ma ei maga, ma ei söö ja ma ei taha teha tööd ja ma ei kuule ja ma ei näe ja ma ei kuule ja ma ei näe sest minu hing baby vajab sind ja ma ei maga ja ma ei söö ja ma ei taha teha tööd. Kas on nii? No mis selle mikrofoniga nüüd siis on, et ei taha seista. Tere õhtust, kallid kuulajad, kallid vaatajad. Alustame saatega Rahva hääl on Jumala hääl, mis kannab järjekorra numbrit 22. Mäletate neid ringe, mis 22 pealt lõppesid? Tänase otselülituse mõte, võib-olla kellelgi tekkis küsimus. Pühapäeval oli alles saade ja täna jälle eetris, et pikka aega on mind vaevanud üks küsimus ja ma arvan, et usaldades oma, seda nimetatakse vist kõhutundeks, oma seda kõhutunnet olen ma vastu võtnud ühe otsuse. Ja sellest otsusest ma kohe mõne aja pärast räägin teile. Enne võiks ära tänada ka siis eelmise saate tegijad, sellepärast et võib-olla läheb hiljem meelest ära. Eelmise saate tegid siis Aili, Jaanus, Mihkel, Ülle ja Lembitud. Eelmine saade olid Lembitud ülekaalus nii öelda, et ma mängin 2 lugu veel ja siis alustame. Tere kallis, mis ma võtan poest, kas on mune vaja? Mõnel oleks küll, kuid praegu liiga head vist ajad. Võta piima, sinki juustu, leib ja basmati riis. Tere härra, see teeb kokku 72 ja 35. Mis siis juhtus, mis läks lappama ja valesti? Edgarilt sai kartuleid ju täitsa muidu vanasti. Nüüd näen hakkas igal õhtul jälle inflatsioon. Luban ühe muna endale ja lihtsalt kimbatusest joon. Luiged läinud lumimaas, kõige kallim Euroopas. Kured läinud kurjad ilmad, luiged läinud lumimaas. Tere, helistan Nigeeriast, tooge sularaha. Paki automaati sinna mini rimi taha. Hetke pole, mil saaks rahuneda, lihtsalt hingaks. Ikka keegi kirjutab ja uurib meelalt, mis on minu PIN 2. Kaitsetööstust arendame, kus on Mona Lisa. Kas tõesti võeti seekord Luuvrist kaasa tema? Tuvi käest nüüd õpime, kuis parandada eluolu. Kuidas investeerida ja vähendada kulu. Rahakratt on Instagramis taas. Oma
oma idiootse huumoriga. Tuvid tulnud tubliga, Zoom rahakratt on Instagramis taas. Mõni ütleb, koppel on täis hobuse sitta. Peeter mõistlik mees ütleb, noh mis siis ikka. Nestor samal ajal paneb paika graafikut, mis näitab, miks me majandusel pole vaja tasa arengut. Äkki vaataks kaugele, mis toimub lombi taga. Tutvus teha võin teil sõbraga Nvidiaga. Enn on tubli mees, kes kannab tervet majandust. Ennu moodi meest oleks praegu Eestil vaja just. Luiged läinud lumimaas, kõige kallim Euroopas. Kured läinud purjad ilmad, luiged läinud lumimaas. Õnneks Tallinnas nüüd saame välja ummikust. No kanješna vähendame kodanike kadedust. Urmasel on carte blanche, las möllab andku minna. Ja kõrvalt Mihhailib mingi mees, kes saanud võimuhaisu ninna. Mis siis lõpuks lahendus on? Ai. Rail Baltic sõitis tšuh, a mis siis reisijatest sai? Annan alla, võtan petu kõne vastu ka. Sisest ongi PIN 2, ongi mul parem ilma rahata. Luiged läinud lumimaas, kõige kallim Euroopa. Kured läinud kurjad ilmad, luiged läinud lumimaas. Luiged läinud lumimaas, kõige kallim Euroopas. Kured läinud kurjad ilmad, luiged läinud lumimaas. On päevalajal ujumas kuu ja tänavail hulkumas tuul. Sa tead, et sind ootab ei maga, vaid su ema. Ja hommikul Koidu eel ta vaikselt ukse sul lahti teeb. Ta usu ei keegi teine, vaid su ema. Ja hommikul Koidu eel ta vaikselt ukse sul lahti teeb. Ta usu ei keegi teine, vaid su ema. Kui eales su elu teeb, keegi jätab sind ja kurtsu meel, siis pisarad palgeilt sul pühib vaid su ema. Kui ootab meid elu sees, kodust ära sõid kaugele, siis tea, et sind ootama jääb vaid su ema. Kui ootab meid elu sees, kodust ära sõid kaugele, siis tea, et sind ootama jääb vaid su ema. Päevalael ujumas kuu ja tänavail hulkumas tuul. Sa tead, et sind ootab ei maga, vaid su ema.
ja hommikul Koidu eel ta vaikselt ukse sul lahti teeb. Sa usu ei keegi teine, vaid su ema. Ja hommikul Koidu eel ta vaikselt ukse sul lahti teeb. Sa usu ei keegi teine, vaid su ema. Oli ilus laul. Raul Tamm on selle loo esitaja ja nagu ma aru saan, siis tegemist on mehega Sepassaarest ja kirjutab ta Facebookis siis järgmist. Mulle jäi jälle üks laul näppu. Laulu autor on teadmata, aga lauldi seda juba läinud sajandi 70. Kena õhtust aega ja hääd kuulamist. Tõepoolest ilus laul ja väga ilus laulu hääl, väga ilus viis. Minule teadaolevalt on see originaallugu tegelikult venekeelne. Nagu meie paljud lemmiklood, laulud, mida igal nädala lõpul, vaatamata sellele ühiskonnas suurele sellisele russofoobiale käiakse siis ja nauditakse, aga võib-olla põhjus on sellepärast, et purjus peaga ei ole erilist vahet poliitikal. Nii, ma käin nagu kass ümber palava pudru. Mida ma selle all silmas pean, on see, et see oli siis, et kõik ära rääkida peab alustama päris algusest üle-eelmisel aastal jaanuari lõpus, täpselt kuupäeva ei mäleta. Kui sai alustada saatega Rahva hääl on Jumala hääl, hakkasime vaikselt trampima Delfi uudistega ja see vast on olnud sõit. Tänase päevani välja statistika. Ma usun, et ma toon teieni aasta lõpuks, kui palju on neid inimesi olnud, kellega on saanud siin otsesaate vahendusel siis kõneleda, keda on saanud kuulata ja palju neid kõnesid on olnud. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, mitte see ei ole see peamine põhjus, miks ma täna otse-eetrisse tulin, vaid ma tahan teile teada anda, kuigi minu käest on küsitud, et kas seda on vaja teha sellisel kujul, siis jah, on küll. Minu enda tunnetus on see, et on vaja, aga millest siis jutt? No näed, ma käin nagu kass ümber palava pudru. Saade Rahva hääl on Jumala hääl sellisel kujul ei toimu enam. Millisel kujul või mis saated on tulevikus sellel kanalil siis tulemas, ei oska täna vastata ja loodan siis sellele saatele joone alla tõmbamisega, nii nagu ma täna Facebookis selle saate välja ka kuulutasin, et panin sinna kirja 2 sõna, joon alla, siis ma ei tea, milline on see uus peatükk, mis meid ees ootamas on aga sellest saab siis ajapikku, ma arvan, kuulda need, kes on kanali tellinud, küll teil siis tulevad ka vastavad teated. Kanali peal on tegelikult päris palju kuulamist. See ei ole käsk ikka palve, mina ei ole neid vanu saateid ise üle kuulanud, kus see aeg veel võetakse, seda enam, kui sa nädalas 3-4 tundi eetris oled. Aga ma arvan, et kui minna sinna pea 2 aasta tagusestesse, võtta seal 2., 3., 4. saade, siis
olete minuga nõus või vaidlete vastu, ma väidan seda siiski, et suures plaanis midagi muutunud paremuse poole. Selle üle võib isegi kakelda, mitte ainult vaielda, ei ole läinud. Vinti keeratakse peale igast otsast ja mulle vähemalt endale tundub, kui ma vaatan meediapilti, on ta siis peavool või ükskõik mis vool, on ta sotsiaalmeedia, erinevad podcastid, nii neid nimetatakse, jutusaated, teemakäsitlused on ikka kõik ühte auku. Riik teeb, riik on paha ja nii edasi ja nii edasi. Ja lahendustena pakutakse siis välja peamiselt suuremale osale armsast Eesti rahvast vali mind, mina teen kõik korda. Ja siis, kui on valitud, siis vaatamata sellele, et isegi võib olla keegi uus valituks osutunud, sealt hakkab ikka tulema, kui läheb siis selleks koalitsiooni või opositsiooni jutuks, et läksime koalitsiooni sellepärast, et ega me poliitikud ei ole ja me ei tee poliitikat, aga me muretseme oma elukeskkonna pärast, ei lükka ümber muidugi ja ei vaidle ka vastu, aga kõlatakse ise nagu poliitikud, kui öeldakse, et poliitika on kompromisside kunst ja koalitsioonis on ikka parem ja oled infole lähemal ja nii edasi ja nii edasi. Selline nokk kinni saba lahti olukord. Nii, kuhu ma nüüd selle jutuga jõuda tahtsin, see oli siis viide sellele, et kui võtate vanad saated kuulata, siis jah, minu arust me kuidagi nagu tammume paigal. Nii, kes me, eks, võiks jälle siit küsida. Ma ütlen, et küsimusi on tegelikult rohkem, kui on vastuseid. Vähemalt minule endale tundub jälle nii. Aga ma soovin... Ma ise tahan. Ma tunnen, et mu ajast tuleb puudus, sellepärast, et nii nagu ma hakkan selgitama. Ma ei tahaks seda teed minna, kuid siiski lugupidamisest kõikide oma saate kuulajate, toetajate ja teie vastu, et seesama põlisrahva liikumine, kui seda võib niimoodi nimetada, või põlisrahvaks olemine, see nõuab aega, see nõuab tegemist ja see nõuab süvenemist, organiseerimist ja nii nagu te teate, siis aega ei ole, raha ei ole, ühte teist kolmandat veel ei ole ja nii nende asjadega on. Aga selline on täna minu otsus, selle ma tahtsin südamelt hingelt ära saada, mitte oodata sellega pühapäevani. Laupäeval on Pärnusse sõit, suurem koosviibimine, põlisrahvaste koostöökogu saab seal kokku ja siis jääks nii või teisiti see pühapäevane saade selliseks nagu ta on, ette valmistamata ja ühesõnaga, sellisel kujul ma ei jätka, kui pikk tuleb paus, ma ei oska teile ka öelda, aga ei saa garanteerida, ei tea täpselt, millega ma ise vana aasta õhtal hõivatud olen, aga suure tõenäosusega järgmine selline sisseelistamine, see on vähemalt siuke pooleldi lubadus, saab olema vana aasta õhtal, nii nagu sai seda teha eelmine aasta. Nii et näis. Ja see on nüüd välja öeldud, ära räägitud ja mõte oli tegelikult see, et ma enamat ei ütlegi. Nägin ühte kommentaari, mis ekstra särk täna selleks selga pandud, see ei ole ekstra särk. Las ta jääb. Ma loodan, et särk ei ole ainus asi, mida tänases saates tähele pandi või pannakse. Oli mõte, et ma ütlen selle asja ära ja siis lahkun nii-öelda siit tehiseetrist oma tööde ja tegemiste juurde.
kuid kui ma juba tehnika üles olen seadnud ja siin teie ees olen, siis ma avan ka liini, telefoniliini, number on minu pea kohal, midagi konkreetset ma ei küsi, ühte asja ma küll palun, et jah, ma tean, see saade on oluline olnud, aga jätame selle kõik sinna paika, et kui keegi soovib siia nüüd minu jutule midagi lisada, kas nüüd minu jutule, aga kui on midagi, mida te tahate teiste inimesteni tuua, võib-olla kellelgi on mingi plaan, kuidas ühiskonnas midagi parandada. Siin eelmise saate lõpus oli juttu kogukondade ülesehitamisest. Olen mina oma 2 aasta jooksul ja tegelikult ka elu jooksul näinud neid kogukondasid küll, mida on üles ehitatud, aga nendel alustel, mis täna raha paneb rattad käima, siis minu silmis see asi ei toimi. Selle 2 aasta, võib-olla mida ma teie käest küsin, et kas keegi on üldse aru saanud, miks ma seda saadet teen? Ma ise enda käest ikka aeg-ajalt seda küsin. Aga täna ma ise mõtlesin sellise vastuse, et vaadake, lugu on järgmine. Inimesed otsivad lahendusi mingitele probleemidele, küsimustele ja te kõik teate, selle pea 2 aasta sisse on mahtunud ka nii-öelda põllapealsed kohtumised, kus on siis saadud kokku, inimesed on kokku tulnud ja üldiselt kokku tulnud ootasid, et keegi pakub midagi välja ja see, kes välja pakub, teeb ise ära ka. Üldiselt nii need asjad ei käi. Inimesed ei ole mõistnud, et ka mina eelkõige saatejuhina olen tulnud sinna põllu peale ja olen oodanud seda, et mulle vaatavad sealt vastu tegude inimesed, kellega saab päriselt midagi ära teha või et siis pakutakse mingi hea lahendus välja. Nii et nii nende asjadega on. Olgu, nüüd ma olen juba lobisenud enam, kui ma plaanisin. Ma panen siit mängima ühe loo, ühendan ära telefoni puldiga ja kell on 19.48, 20.48 me selle saate lõpetame ja nii ongi. Jah, just nimelt nii ongi. Kaased, miks nii salakaval on teie kohin tule õhu sees. Te teate, et möödunud on ajad, mil armastasime teineteist. Te teate, et möödunud on ajad, mil armastasime teineteist. Tuul on meil palju jutustanud, kas on ka minust miskit aimanud, et minu kallim mind on unustanud ja üksinda siin ilmas hulgun ma. Et minu kallim mind on unustanud ja üksinda siin ilmas hulgun ma. Oh, vägev tuul, sa teadsid küll seda ja teadsid, mis ütles mulle ta, et kallim sinu omaks jään ma eluajaks. Tal polnud seda raske ütelda, et kallim sinu omaks jään ma eluajaks. Tal polnud seda raske ütelda. Tuul sai võinud saladusi hoida, sa jutustasid kaskadele kõik ja sellepärast igal õhtutunnil ma kahetsen, et tuul sa kuulsid kõik ja sellepärast igal õhtutunnil ma kahetsen, et tuul sa kuulsid kõik.
nii, liin on avatud, number on minu pea kohal ja selline pea tund aega on jäänud. Kui keegi tahab, soovib mõtteid jagada, võib-olla on mõni liikumine kuskil, millega tasuks liituda, on mõni plaan, mida tasuks jagada, siis saab sellest kohe, sellest saab praegu rääkida. Hetkel käib otsesaade, nii et number on minu pea kohal. Te teate, et möödunud on ajad, mil armastasime ju teineteist. Te teate, et möödunud on ajad, mil armastasime ju teineteist. Nonii, loen kommentaare. Rein kirjutab, kus te laupäeval Pärnus kokku saate. Ma elan Paikusel. Rein, ma ütlesin, et tegemist on põlisrahvaste koostöökogu formaadiga. See ei ole nii, et terve vald oli kokku aetud, et tegemist on pisut teistsuguse koosolekuga. Võib-olla tasubki jälgida siis reklaami või kas reklaami, võtta nende inimestega ühendus, kes Pärnus põlisrahvaga tegelevad, inimesed, kes seal asja eest veavad, on ka selles saates intervjuusid andnud või siis sisse helistanud Valdeko Allik, Lembit Künnapas ja kindlasti on neid inimesi seal veel. Hatikus kirjutab, selleks, et mingit lahendust pakkuda, peaksime kõigepealt probleemi tuuma tuvastama. Väga õige, Hatikus, kas me oleme selle 2 aasta jooksul probleemi tuua tuvastanud, see jääb igaühe enda hinnata. Jaa, tere. Tere, Rein Pärnumaalt siin. Jaa, tere, Rein. Vaata, ma kuulasin eelmist saadet, ja ma kõike sinu saateid kuulan nii palju, kui sa oled eetris olnud. Jaa, väga kena. Aga vaata, eelmise saade oli kogukondadest, eks? Jaa. Ja vaata, üks suur probleem on selles, et inimesed on nii erinevad ja tänapäeval puudub nagu selline, ma tean, ma olen ka juba 66 aastane praktiliselt ja inimesed ei ole enam see, mis oli nõukaajal. Ma ei laida nõukaaega. Nii kui paljud ütlevad, see on vana minevik, ärge seda meenutage. Aga siis olid inimesed rohkem koos kui praegu. Kõik elavad praegu oma elu. No jaa, minu käest täna läks sellise, ärge võtke nüüd keegi seda isiklikult, aga kui sa ütlesid, et igaüks elab oma elu, täna oli juttu ühe kamraadiga sellest, et on mind hästi kosta? Jaa, väga hästi. Ja läks jutt sellise sõna peale nagu idioot ja ma küsisin ta, kas sa tead, kes on idioot või Vana-Kreeka no ma saan aru. Et Vana-Kreeka käsitluses idioot oli see, kes tegeleb tegeleb ainult oma privaatsfääri kuuluvate küsimustega ja ühiskondlikest asjadest osa ei võta. Aga see selleks, see, et inimesed erinevad on, inimesed ongi erinevad. Jaa, see on nii. Nii, ja näiteks ma oma suguvõsas olen ainuke, mul on hästi suur suguvõsa.
sealt Koonga kandist oleme pärit nagu seal, kus ma, Lihulas sündinud, aga Koongas on mul vanemad olnud ja Kirblas seal ja ma olen ainuke suguvõsas, kes seda saadet kuulub. Ma olen rääkinud, mul on 3 venda, üks õde on surnud, aga las ta olla tema rahu seal, aga kõik ütlevad, Rein, miks sa nii loll oled, et sellel ei ole mingit mõtet, nagu nii läheb elu edasi. Ma ütlesin ei, kui meie ei muuda, siis ei muuda mitte keegi meie elu. Mina tahan, et elu läheks teiseks. Ma ei taha sellist elu, mis praegu on. Ma saan sinust aru, Rein, ja nõuda 66-aastaseks saanud mehe käest mingisugust võitlust lahinguväljal. Ma ei ütle nüüd seda, et sa oled vana mees ja sa ei tee midagi. Ma usun, et just sinu see juba selline positiivne hääl ja ma ütleksin, selline jutul on ikka jõud taga, siis juba see viitab, et ma usun, et sinuga ma võiksin istuda kaitsekraavis küll, kui kasutada sellist kujundit. Aga näiteks see kujund, et mina läheks võitlusesse selle vabariigi eest küll mitte. See ei ole minu vabariik, mida mina tahtsin. Küsimus ei olegi, Rein, enam ammu vabariigist. Muidugi see, kes tahab vabariigist rääkida, ma ei keela seda. Minu jaoks seda, selle mõiste ei eksisteeri. Ja minu jaoks seda vabariiki ei eksisteeri. Mina olen see, kes ma olen, ja ma tahan vaba olla ja rahus elada. See Ukraina sõda ei ole minu sõda. Ei, see mind üldse ei toimeta. Ei. Jaa, aga sellest Ukraina sõjast võib saada ka meie sõda, kui maailma, nii vähemalt neid nimetatakse, liidrid nii kokku lepivad või selle asja sinnamaani juhivad. Et ka selle 2 aasta jooksul olen ma päris mitu üleskutset teinud. See võib minna sinna kategooriasse, et võiks keegi teine teha, aga ma just olen oodanud, et naised teevad mingisuguse avaliku allkirjade kogumise üleskutse nii-öelda rahu poolt sõja vastu, aga seda ei ole tänase päevani tehtud. Ma katsun mitte, ma ei halvusta. Kui on nii, siis on nii. Aga sa ütlesid, Rein, väga hästi. Mina ei ütle meie. Mina tean seda, et kui mina ei tee, siis minu eest, kui ma õhtal ahju küdema ei pane, siis seda ei tule Rein tegema, eks? Rein, sa ei tule. Just nimelt. Ma olen nii kaugel. No võt. Ikka. Aga see ongi nii. Ma siin püüan rääkida, aga inimesed, vaata, neid on nii palju erinevaid mõtlemisi, kõiki asju. Ja kes on hea palga peal tööd, tema ütleb, oi, miks ma pean omal kartulit ja seda porgandi kasvatama? Ma lähen poest, mul on põllumaa poes ju. Nii see elu käib. Aga Rein, ma ütlen, ma annan sulle siin otse-eetris ühe soovituse, Rein. Või soovituse, või ütleme siis sellist natukese mõtteainet, et mõtle selle peale. Võib-olla enda energia või ütleme sellise aja ja aja kokkuhoiu mõttes ja vaimu hoidmise mõttes ma soovitan sul, mõtle selle peale, loobu veenmisest. See ei vii mitte kuskile. Mina olen sellest aru saanud, et kui sa ise oled veendunud, see kas nakatab või ei nakata, aga kulutad aega selle peale, et kedagi veenda, sellel ei ole mõtet. Aga vaata, samas ma Timo ütlen, sa räägid vaata praegu paljude inimestega siin, kes kuulavad sind. Aga see on ka nagu, et veenda inimesi natukenegi.
mõni hakkab külgi, mõnele hakkab see asi külgi, aga teisele ei hakka. No eks ta nii ole. Aga ole jah, ja ma saan aru sellest kõigest, aga kuidas inimesed nii lollid võivad olla, et lähevad selle praeguse viletsusega, mitte valitsusega, viletsusega kaasa. Nad on ju kas neil üldse omal ajurakku ei ole peas või? Nad on nii ohmud. Rein, ma saan aru, eks tegemist on sellise retoorilise küsimusega, et ma ei hakka sellele vastust tead. Ma tean ise ka seda vastust, aga no kuidas nii saab olla? Nii ükskõikne meie vabariigi suhtes. Meil ei ole enam vabariiki. No vaata, see ei ole ka, võib-olla ma kapifilosoofina ütleksin, et mõelge selle peale, kas see on vabariigi suhtes või enda suhtes. Kui sa oled ükskõikne ümbritseva suhtes, oled sa ju ükskõikne ka enda suhtes. Mina olen ükskõikne selle vabariigi suhtes, sest ma ei ela selles vabariigis. Ma elan selles maailmas, kus mina tahan olla. Ja ma olen vaba inimene sellel maal. Jah. Kirjutan alla. On nii ju. Kirjutad alla, jah? No muidugi, sina oled üks tõeline maarahva poeg, maarahva järeltulija. Ma ei allu mitte kellegile, ma allun ainult ise endale, oma mõistusele. Oota, ma tahtsin su käest küsida. Sa ütlesid, vaata, ma ennem kirjutasin veel kommentaari ka, et kus te laupäev kohtute? Ma tegelikult vastasin ka, ilmselt sa ei kuulnud, läksid arvuti tagant ära või teleka tagant, aga... Ei, mul on mobiil. See kohtumine on põlisrahvaste koostöökogu formaadis, et see ei ole avalik koosolek, aga kui teema kõnetab, siis Valdeko Allik ja Lembit Künnapas on need inimesed, kes tasub sealt Pärnumaalt üles otsida ja nendel teemadel rääkida, sest ma tean, et nad päris tihti korraldavad Pärnumaa põlisrahva koos viibimisi. Ja ma saan aru, ma olen koos sinu saadetega, kui ma kuulan, ma olen need nimed, kõik on tuttavad, aga ma ei ole isiklikult nendega kohtunud, aga ma tahaks nendega kohtuda. Jaa, küll sa selle tee nendeni siis vast leiad, et ma sind praegu siit otse-eetri vahendusel ma ei julge jagada sulle ka ühtegi telefoninumbrit, nii et... Oota, ma tahaks ühte asja veel küsida. Vaata, ma olen sündinud Läänemaal, eks? Nii. Aga nüüd elan Pärnumaal, Paikuse külje all, kus tahetakse see Paikuse prügil neid hirmsaid tuulikuid teha. No, siin on üks perekond, vaata, kellega ma absoluutselt ühtin ja nad on kogu aeg vastu. Me oleme siin 10 aastat tagasi otsime ühe esimese suure tuuliku ära. Aga nüüd tahetakse, no Pärnus jumal tänatud, ma ei tea, kas ta on jumal tänatud või, et EKRE sai volikogusse ja äkki hakkab muutuma, ei tea. Aga kuidas teie kandis nende tuulikutega läheb? No mis ta läheb? Ma tean, sinna tuleb hästi palju pidi tulema. No eks nad plaanivad, jah. Ma ei oska teada ausalt öeldes praegu sellele küsimusele niimoodi vastata ja ma ei jõua ka ausalt öeldes kõigega kursis olla või tegeleda. Nii lihtne. Jah. Aga Timo, aitäh sulle ja igal juhul alati kuulanud sind. Ja, aitäh sulle, Rein, ja küll me ükskord ka heal päeval vast treffame. Aitäh. Ma usun, sest ma tahan tulla sellel suvel ükskõik, kus on koos viibimine. Ma tahan tulla kokku sinna koos viibimisele. Teeme nii, Rein. Aitäh sulle, ilusat õhtu jätku. No, sulle ka. Ja ikka pea püsti, jaa. Ja. Nii, liin on vaba. Ja, liin on vaba.
eest ei otsi varju veel, südameis on soe kuiv suvepäev. Kuid usu mööda kõik läheb ja siis kui sügis on käes, viib sinu aknale talv ja talv tuli taga ja võtab kaasa sinu veel, õdes sinu samme kuule veel, avanevad palveks luuled veel, pimeduses niilab. No nii, täiesti üllatav. Teisipäeva õhtu ja 138 kuulajat-vaatajat otsesaadet vaatamas, kuulamas. Need, kes on nüüd hiljem ühinenud, siis et ei peaks päris algusest takkajärgi kuulama, siis ühesõnaga tänase otselülituse mõte on see, et ma soovisin teada anda, et sellises formaadis saade ei jätku. Mis edasi saab, milline saab olema tulevik, millised saated ja nii edasi. Täna täpselt ei tea, võtan endale mõtteaega ja väljateenitud puhkuse, kui nii võib öelda. Sest üks asi on puhkus nendest saadetest, aga teine asi on siis see, et tegemisi on rohkem kui rubla eest, oli vanasti selline ütlemine. 20:48 ma lõpetan selle otse ülekande, nii et 20:08 on hetkel kell, nii et 40 minutit on siis aega. Nii et täna tulevad sellised parasid sõnad. Huika veel, kuskil kõrgel luige parv on veel. Kuid usu mööda kõik ja tere õhtust, minu nimi on Timo, kuidas on sinu nimi olnud otse-eetris? Tere õhtust, minu nimi on Ene. Tere õhtust, Ene. Ma olen nüüd tükk aega seda nii-öelda julgust kogunud, et helistada ja vaat siis millisesse saatesse ma täna helistan. Aga kui ma viimast saadet kuulasin, siis ma tabasin ennast selliselt mõttelt, et äkki peaks hoopis nii olema, et me saaksime rahulikult kuulata ära esimese saate nii-öelda. See on nüüd ammu ilma teil toimunud, on ju, see peaks juba nagu nii-öelda juba käima. Aga see mõte on see, et ma kuulan selle saate ära ja siis ma enda peas loon need mõtted kokku, mis ma siis tegelikult mõtlen sellest saatest ja helistan järgmisesse saatesse. Ehk see oleks selline saade, kus me saame rääkida sellest, mis mõtteid meile andis eelmine saade. Ja miks ma seda nagu olen mõelnud? Ma olen ka kirikuliini pidi inimene, aga ma olen ka kogukonnas väga tugevasti nagu sees olnud. Et vahel me läheme kirikusse ja me kuuleme ainult monoloogi, eks ju. Monoloogi ja kuigi piiblis on saim, mis lubab meil seda teha, me ei kasuta seda ja see saim on siis, ma ei hakka täpselt tsiteerima, on enam-vähem selline, et kui üks jutustab ja teisel midagi ilmub, siis see esimene, kes jutustab, peab vait jääma ja kuulama siis seda, mis on sellele inimesele ilmunud. Me kujutame ette, mis seal saalis lahti läheks, eks ole, ja tõenäoliselt seda võib olla, mul ei ole seda praktikat ja ma pole ka näinud seda, et nii tehakse. Aga ma olen küll mõelnud, et me võiksime tulla tõesti siis kokku ja arutada sellest, et mis me siis sellest pühapäevast Jumala teenistusest või sellest sõnumist, et mis me siis saime. Ja nüüd edasi, et kui me saame vastu näppe ja meid rünnatakse näiteks sellise mõttega, et üks rumal võib küsida rohkem kui 10 tarka suudab vastata. Et kui ma käin lastega, olen käinud sellisel ajurünnakul, siis terve öö lapsed pakuvad ideid ja on üks nõue. Rumalaid ideid olla ei tohi. Mitte kedagi ei tohi sellest protsessis nagu häbistada. Ja ma ütlen ausalt, need on väga viljaka tööd. See kõik hakkab järsku voolama, keegi ei takerdugi nagu üksteisesse või nendesse mõtetesse ja sealt tulevad imelised ideed välja. See on selline üks asi nüüd, mis ma tahtsin ära rääkida. Aga ma ei jõudnud ennast tegelikult valmistada täna selleks, millise ettepaneku ma ise tegin.
Ja hästi suitsu on mul üles kirjutatud. Ma kuulasin seda kohta, kus sa ütlesid ja küsisid, et kes on süüdi ja siis tuli kohe see, eks ole, et me ei peaks süüdlast otsima. Ma olen sellega hästi nõus, aga ma olen ka Ülo Vooglaiuga väga ühelt meelt. Kui me teeksime siis vähemalt nii, et mis juhtus ja mis läks valesti. Ärme siis hakkame isikuid, no mis me sellest kasu saame, eks ole. Aga see, et kas me tabame kõik enam vähem ära, mis seal valesti läks, ükstapuha, mis olukord see on. Ja ma olen Ülo Vooglaiuga nõus, kui me ei suuda edasi ja tagasi sidestada, siis on tupiktee. Et see on üks... Ja? Ei, räägi edasi, see on üks. Ja, et noh, see on nagu see üks mõte, mis ma jõudsin üles kirjutada, mõtlesin ma nädala keskel katsun nagu tubli alla, et ma kuulasin seda saadet mitu korda ja siis ma ütlen nii, et see teine jäi mul poolikuks, aga teine oli see kogukonda minek. Ma kuulasin Üllet ja mõtlesin selle peale, et tuli hästi palju nagu sellist, noh, et kas me üldse aru saame, kuidas me sinna kogukonda sisse lähme ja siis me arvame tihti peale endast väga palju, lähme sisse, eks ole, võib-olla me tuntud inimene, aga kogukond ei võta vastu meid. Ja siis, et noh, millised need majad peaksid meil olema ja siis ma tõesti ütlen ka, et me oleme nii erinevad ja meil on nii erinevad lähenemised üldse sinna kogukonda sisse minekuks, et vist praegu jääb ära üldse. No vaata siin, ma siia vahel ütlen seda, et noh, minul endal on ju see, vaata ega inimesel ei ole vist nii ka päris, et on ainult üks kogukond. Et muidugi, kuidas keegi seda kogukonna mõistet enda jaoks mõtestab, aga noh, kui ma enda vaatest mõtlen, ma peale eelmist saadet mõtlesin, et mis see minu kogukond siis on, et minu kogukond on ju Virumaa, virulased, eelkõige siis Rakvere kihelkond, et mul iseenesest on see kogukond olemas ja ütleme, nii nagu ma saate alguses ka ütlesin, et tegemisi on tegelikult väga palju. Ja selle saate ettevalmistus võtab mitu päeva ja isegi kui ma tulen nii öelda tühja koha pealt, aga mõttetöö ju käib, suhtlused käivad ja kestab ka peale saadet veel mitu päeva. Et ütleme selline, noh, see praegu täna lihtsalt on selline olukord, kus ma tunnen, et see saateformaat mind ennast ei kanna. Ma panen selle stoppi peale, lõpetan ära ja mis tulevik toob, ma ei tea. Samas täna oli ka üks vestlus intervjuude teemal, aga hakka intervjuusid tegema. Mida sa arvad sellest, kui mina, Timo Kalavus, hakkan nüüd siin Viru Meedia lehel intervjueerima, noh, näiteks järgmisi inimesi. Hannes Võrno, Peeter Võsa, Einar Laigna, Jaan Ato, Sven Kivisildnik, Martin Helme, kas on midagi, mida nad veel ei ole öelnud, mis võib sellest saates välja tulla? Noh, vaata, ma arvan seda, et me saame iga päev mõtteid juurde. Ja, aga ma tahan seda, aga saate algne mõte või noh, ütleme selline minu lootus oli, kusjuures mitte, et nüüd mul oleks lootus kadunud või et ma oleksin jube pettunud või kivestunud, aga inimestel tõepoolest oli vaja häält teha, ka minul oli vaja häält teha, tähendab on vaja häält teha, aga ma saan aru seda, et ma hakkan iseennast juba kordama, mõistad? Ma nagu ise olen see kordusplaat ja ma tunnen, et võib-olla keegi teine tahab seda saadet teha vahepeal. See ettepanek on laual. Selleks on tehnilised võimalused olemas. Nii et noh, aga see sinu mõte oli väga huvitav, et kui eelmine saade on lõppenud, siis peaks olema järgnevas saates sellele jätk, et see on väga huvitav mõte, jah. Ja vaata, kui sa räägid on ju intervjuudes, siis ma mõtlen samamoodi. Ega mina ise ka, ma kuulen su saateid, eks ju, ma olen ju oma toimetuste sees ja mind puudutab. Ja ainus, mis ma jõuan teha, on see, et ma panen märksõba paberi peale. Esiteks ma austan ka oma tütart, kes ütleb väga ilusti, et kui sa ei oska ja sa hakkad puterdama ja sa ei jõua öelda ja sa nagu pikalt latrad ja see on kole, siis koledat asja ei taha ükski inimene kuulata. Ja võt ma olen ka siis saan aru, et oota, kas mul on see üldine mõte nüüd olemas, mis ma öelda tahaksin. Ja võt siis ma luban iga oma pühapäeva siis helistan. Et
isegi need intervjuud, isegi tavainimesed, kui nad saaksid aega, nad saaksid paberile panna, mida nad on tundnud selle või selle teemaga, mis on see. Ma usun, et tuleks tegelikult üsna palju neid inimesi. Vaata, et me kardame seda puusalt tulistamist, eks ju? Ja, sellega ma olen väga nõus ja muideks see on väga huvitav, nii et tere tulemast klubisse, kui võib nii öelda, et sina oled, ma saan aru, märkmetegija. Mina ei suuda olla näiteks ühelgi koosolekul nii, et ma kohe hakkan otsima, kui ma olen ise maha unustama, ma küsin, kas on kellelgi pastakat ja paberit. Sest ma ei taha olla koosolekul nii, kui ma juba ette ulatuvalt tean, et see kestab selline 5-6 tundi väga tihedat, tihe formaat on, eks. Et mina pean saama ka samamoodi, sellepärast ma olen esimesest saatest alatest teinud märkmeid. Et ma ei saa teistmoodi ja võt see ongi see taustaks kuulamine, kui palju olen mina ka oma elu jooksul kuulanud saateid taustaks, aga kui sa märkmeid lisaks ei tee, siis kui palju sa sealt siis nagu aru saad või mõtestad või suudad ise edasi viia? Jah. Ja kui sa lubad, siis ma tegelikult täna rohkem ei tahaks, kui mul on üks asi küll südamel seoses selle kogukonnaga ja koduga. Et mis iganes, ma siis täna räägin selle välja. Vaat ma olen jõudnud ühe asjani, et eestlased, ma ei tea, kuidas see meil juhtunud on ja me väga väga nagu ülistame seda aega, kus me saime teistele koju sisse potsatada, eks ole, vaadata, mis siin nüüd me sööme, ma olen kõigest sellest tulnud, eks ju, laua peal oli saia, moosi, kõik me sõime koos ja korraga ja see oli nii tore. Aga ma olen mõelnud, et see aeg on niivõrd tohutult muutunud. Ma vaatan omal külas, kui naised tulevad teenindussektorist, eks ju, nad on vaevalt jõuavad koju, nad on rampväsinud. Kas te kujutate ette, kui see toimub, et õhtul uksed lähevad lahti ja naabri Aadu tahab ühte ja Seedu ja Peedu tahavad teisi asju, et see lihtsalt ei toimi. Ja pigem, mida ma näen, ütleme, kui on suvituspiirkonnad või asjad, eks ole. Oi, tere, mis te teete, meil on plaan tulla täna teile sinna, oleme nii kaua ja tahame seda ja seda, eks ole. Ja vaat seal tekivad inimestel ja minul endal ka tohutud tõrked. Ja kas või see, et me proovime kuidagi nagu libiseda külla, me hästi kavalad, eks ju. Ja tegelikult ei ole oodatud. Ja vaata, seal tekivad väga suured need sellised, ma parem ei lähegi välja, ma ei topigi nina, on ju, sest mul ei ole tegelikult, ma olengi vahel väga-väga väsinud, olen ma õpetaja või olen ma müüja, on ju. Et see on minu jaoks see, et Maja Kallas ütles väga ilusti, et külla ei minda, vaid külla kutsutakse. Et see on esimene lävend. Pärast võib sellest suur sõprus välja tulla ja mine tõesti kas või siis äkki ongi nii, et on öösel võin ka veel minna, on ju. Aga kui alustaks kas või, ma ei räägi nüüd on ju, üle maailmselt seda, aga ma ei tea, kas see puudutab kedagi, aga kui sellest saaks alustada, et kõik need toredad ideed, mis me tahame sinu juures teha, on esimene asi, ma kutsun teid endale küll. Kui ma tahan, mul on jõudu, energiat. Ja siis me teeme meil seda kõik, eks ole. Et ma ei tea, miks see on vahel nii. Miks on see vahel nii, et me eestlastena hästi ruttu pakume? Mis sa täna õhtu teed? Mul on igav, kuule, ma tulen külla. Ja inimesed on nagu mingisuguse fakti ees. Ja siis hakkab siukene näitemäng, tegelikult tahan või ei taha või nagu sellele siirusele enam ruumi pole. Ja vaat kogukondades on sama asi. Ja miks ma seda räägin? Kui ma olen rääkinud vanemate inimestega, 85 aastat vana inimene, räägib seda sama tunnet, kui kohutav on see, kui su kodu ei austata. Ja ta räägib veel, kuigi tema juhtus see, et tema kodu ei austatud, võib-olla, kui ta oli 2-30 aastat. Nii et ma saan aru, et see on väga sügav teema ja et see kodu oleks püha. See on esimene asi ja siis hakkame vaatama, kuidas see läbikäimine on, kuidas see kogukond meil liigub. Kuigi ma kuulasin eelmist helistajat, eks ta ei usu, et me suudame seda teostada. Ja ma arvan ka, et kui ma kuulan Kaupo Vippi, siis võib-olla tõesti me peame minema sealt läbi, mida Kaupo Vipp ju tegelikult nagu prognoosib, mis juhtuma võib hakata. Et äkki me lükkamegi liiga praegu seda kuidagi nii, et äkki ongi mingi aeg ja väga raske aeg, millest me läbi lähme. Ja Kaupo Vipp ju kirjutas nendest asjadest aastal 2012 ja 2017, et mitte eile, eks, või siis, kui ma saate olin teinud.
aga noh, ega siin ei ole ka, ma ütlen, et mul ei ole õigust ja ma ei tahagi endale sellist õigust võtta, et noh, näed, sest ma ise ei ole ka ju neid raamatuid lugenud, aga kuna nüüd ütleme tänu selle põlisrahva asjale ma Kaupo Vipi tean, siis ka see vestlus temaga sai teha, aga vaata, ma toon sulle enne ühe näite elust enesest. Kuidas see puudutab Kaupo Vippi on see, et kui keegi loodab sellele, et Kaupo Vipp, vaatamata sellele, mis ta on kirja pannud, teeb nüüd asjad korda, siis ma ütlen teile, ma pean pettumust valmistama, Kaupo Vipp ei tee seda. Kaupo Vipp ei ole ka oma esimeses nooruses. See on juba esiteks. Aga näide, mida ma tahtsin sulle tuua, see oli aastaid tagasi nooremad inimesed, noh okei, ma jätan selle repliigi ära, aga oli selline mees nagu Tiit Madisson, kes elas siis mingi eluperioodi oma elust, tähendab elas Hispaanias, noh, ma ei tea, kas sa oled kursis sellega. Ja eks ma olen ka ühte teise kolmandasse seltskonda oma elu jooksul sattunud ja see, kui mis need põhjused oli, las see jääb, kui Tiit Madisson tuli ära Hispaanias, tuli tagasi naisega, abikaasaga, siis ma mäletan seda sahistamist, kuidas hakkasid sellised jutud, et Tiit on tagasi, Tiit hakkab tegema. Ja inimesed hakkasid lootma, vau, Tiit on tagasi, no nüüd hakkab toimuma. Ja kusjuures seda tegid ka noored mehed, täis elujõus mehed, eks. Et see on nagu selline kummaline asi, jah. Ja noh, mida sa nagu ootad siis? No, ma ei taha sellest vanusest täna nii palju rääkida, aga ikkagi. Sellest on korduvalt nendes saadetes rääkinud ja ma loodan olla vähemalt siis ise ka oma sõnade järgi tegutseda 30-40-50 aastased mehed. Täna on see aeg. Mulle ühel päeval kirjutas üks mees sellest, kuidas tema unistab sellest, kui oli see ärkamisaeg, eks, et unistab sellest ajast. Ma ütlesin, et aga miks sa sellest ajast unistad? Miks sa ei pane, miks sa arvad, et täna ei ole see sama võimalus, mis olid nendel inimestel siis käes? Miks, kui me vaatame tagasi 90-ndatele, küll mina oleks teid, küll mina oleks muutnud. Aga kui me nüüd võtame kogu kõik need protsessid, mis ühiskonnas toimuvad, täna on täpselt samad võimalused. Sest me oleme siin maal, oleme samasuguses hädas põhimõtteliselt. Noh, saab aru sellest, kuidas keegi saab, ma ei oska seda praegu paremini, ma puusalt panen nii öelda, eks. Et võimalused on täpselt samasugused mehed ja ka naised, eks. Jah, et mina ka väärtustan seda, mida on Kaupo Vipp nii öelda oma peas ja ka Ülo Vooglaid, Uku Maasing, nad on oma peas nagu läbi töötanud tohutud struktuurid tõenäoliselt ja mina ei oota seda, et ta hakkaks seda tegema Kaupo Vipp. Aga viide ei olnudki sinule, jah? Ja, ma saan aru. Aga mõelge, kas või see pisike asi ära, nagu ta ütleb, kui läheb raskeks, siis sul peavad juba olema teada need inimesed, kes sinu juures varju saavad, sest maksimum on ju seal on mingi 15 inimest, et ei hakkaks tekkima mingisuguseid haiguseid ja noh, kõike sellised asju, eks ole. Et see on kõige parem summa. Ja siis see, et aga peale tuleb kogu aeg hädalis. Ja kuidas sa siis ütled ära? Aga see mõte, et meil on vähemalt see, lihtsalt mängime, ärme siis ütleme, et seda juhtub. Mina sain ka kunagi sellest vastu päid, kui ma julgesin rääkida seda ja tulime kriisikoosolekut, et vaata, siukesed asjad ja toon kogukonda selle välja. Muidugi inimesed ehmusid ära. Nendel tuli hirm peale, nad ei mõelnud enam mitte midagi, eks ole. Aga et see on sama asi, et ma mõtlen ära, vaatan oma kodu üle. Kas see on üldse see koht, kuhu jääda, kui on vaja? Ja kui paljusi ma suudan siis vastu võtta? Ja need inimesed peavad ka teadma, kes need on. Jaa, seda on muidugi. Et ütleme, see on kõige esimene, see on nii pisike asi, mis ta ütleb. Ma ei oota, et ainult tema seda teed, eks ole, nagu, aga me kõik võiksime mõelda seda. Lihtsalt rahulikult, ilma paanikata.
aga muidugi on siin ka see, et mõelge ka selle võimaluse peale, et kui me räägime seda, et kaob ära see ja kaob ära teine ja olukord ongi juba, et me oleme juba selles punktis, et see 15 inimest peab Timo või Ene juures saama varju, aga me ei ole veel. Mina ja ma julgen öelda, et sina ka veel ei ole selles punktis, kus sa pead minema kellegi juurde, kellega teil on juba varem kokkuleppe sõlmitud, et kui minul ei ole enam üldse süüa, siis ma tulen sinu juurde. Oled nõus, et me räägime ju sellisest olukorrast, eks. Aga täna meil on inimesed, täna on meil juba Ene inimesed, kes ei jõua süüa osta, kes nälgivad. Need on meie lapsed, need on meie emad, need on meie isad, need on meie vanaemad, vanaisad. Kelle hoida nad on? Kelle hoida nad on? On ju, Timo, me saame väga hästi aru, et kõik on kulgenud hästi loomulikult, et me oleme jõudnud siia, kus me oleme. Ja me ei saa näppu peale panna, sellepärast. Et kõik ütlevad, et ei, see lihtsalt on kulgenud nii. Aga me näeme, et jube kahtlane koht, kuhu on kulgenud. Jaa, nii ta on. Kuule, aga Ene, ma tänan sind. Jah, ma 20 minutit veel olen ja siis mul on teised tegemised. Et suur tänu sulle ja mine tea, võib-olla siis ühel hetkel ükskord kunagi kuskil trehvame. No nii, olgu, kõike head teile. Jaa, suur tänu, aitäh sulle. Nii. Ma pean korraks ära käima ja keegi helistas juba vahele, et ma... Jah. Järgmine lugu on siuke vähe tempokam äkki või? Mis lugu see on? Teagi. See on see lugu. Mul on väike haamer, sellega ma toksin igasugu asju, mida ma näen. Mul on väike haamer, mulle ta meeldib. Ja kui keegi minu haamrit kritiseerib, ai. Haamriga ma toksin hommikul ja õhtul, siis kui tarku mõtteid tähe ei löö. Mul on väike haamer, mulle ta meeldib. Ja kui keegi minu haamrit kritiseerib, ai, see ei ole hea. Sõber ostis hoovilt enesele kiivri, kui nägi väikest haamrit mu paremas käes. Mul on väike haamer. Ja tere õhtust, minu nimi on Timo, kuidas on sinu nimi, oled otse eetris? Salomatov. Siin. Hallo, kuidas su nimi on? Hallo? Hallo? Nimetage mind kas või Maraks. Siinpool Mara praegusel hetkel Soomemaalt. Jaa, ma kuulen. Tere õhtust, Timo, ja tere õhtust kõik kuulajad. Juba aastaid olen sind kuulanud, nii kaua arvan, kui oled neid saateid teinud. Mitte küll ütelda
süstemaatiliselt, kuid aeg-ajalt siiski. Ja mõtlesin, et kui nüüd selline lugu, et oled lõpetamas seda formaati, nii püüan sulle helistada ja võib-olla mõned sõnad sulle rääkida. Ja ma kuulan. Väga kena. Kuidas öelda? Hallo. Aastaid sind kuulates nii sinu otseülekandeid kui ka neid muid videoid või tegelikult öelda siiski lugemisi, mida oled sisse lugenud. Võib-olla mõned sellised sõnad, millest sooviksin, et võib-olla oleks midagi mõtlemise ainet võtta. Ja ma kuulan sind. Ja mis need sõnad oleks siis? Kõigepealt muidugi tahan öelda, et tõepoolest sinul, Timo, on talenti. Ma tänan. Ja mis sa arvad, milles sinu talent väljendub? Ma ei oska sulle öelda, kuna sina praegu mulle nii ütlesid, siis võib-olla sa ütled seda ise. No ma püüan. Vana kombe kohaselt või keele järgi öelduna, sinul on talenti etlemises. Sinu öelda sisselugemised, mille sa oled teinud ad hoc, nagu ma olen aru saanud, on tõepoolest suurepärased. Omal ajal ka asjast huvi tundes võin arvatavasti väita, et ei ole Eesti maal mitut inimest, kes sellega nõndaviisi, nagu sina oled hakkama saanud. Ja selles osas ütleksin, et suur kummardus sinu ees. See on tõepoolest olnud väga suurepärane sooritus. Ma väga tänan sind ja ma ütlen ka sulle seda, et ma olen teinud seda. Tegelikult ma praegu sind kuulates mõtlen selle peale, et eks ma olen seda kõike ka saanud heas mõttes nautida. Et mis puudutab ka neid lugemisi, siis ma teeksin seda enam, kui oleks ainult aega. Et see on olnud puhas nauding ja see on kena, kui on neid inimesi, kellele see on korda läinud. Nii et ma tänan sind. See on tõepoolest korda läinud, sest öelda kas või neid viimaseid, nagu näiteks Oswald Spengler, tegelikult küll tõlge sellest, kuid siiski nõnda sisse lugeda, nagu sina oled seda teinud. Ja mida ma silmas pean, on just see, et ka öelda selline maalt, Virumaalt pärit olev inimene sellest aru saaks. Tõepoolest, need on tõepoolest väga, väga suurepärased sooritused.
ja siis sellest teisest poolest, millest mina võib-olla ma pärit olevana päris aru ei saa. Mina mäletan eelmisel aastal kui sina teel number 45 juhuslikult minust mööda vuhisesid autoga, millest ma aru sain, kus olid teatud reklaamid Helsingist Tuusula poole. Nii arvasin, et sellel õhtul vist ikka mingi ülekanne toimub ja nii ta toimuski. Väga kena. Aga kus sa tead, et see mina olin? Öelda nii, et sellise reklaamiga autosid Soomes just palju mööda ei vuhise. Ja olgu, saan aru. Ja öelda nii, et pealegi, kui sa ka oma otseülekannetes oled rääkinud asjast päris otse, nii öelda nii, et ega mul ju tegelikult palju nagu arvamise varu ei jäänud. See selleks. Pisut siiski nii poliitilisse retoorikasse kui ka meedia retoorikasse süvenenud pani mind mõtlema ja tegelikult ka täna helistama üks mõte. Ja nimelt see, et loomulikult meil igal inimesel, kes me ennast otse loomulikult isiksuseks peame, nii kas me alati mõtleme lõpuni selle üle, et kuidas meisse suhtuvad need, kellega me kas otseselt või kaudselt mingilgi kombel tegemist teeme. Ja sellega seoses ka see, et kui näiteks sina, Timo, nüüd oled otsustanud, et sa taas formaati muudad. Ja. Nii, kas see muudab selles, kääbusriigis, mida me Eesti Vabariigiks või mingem veel konkreetsemaks põlisrahvaste liikumises midagi muudab ja kas ta muudab seda selles suunas, mida me või te või olgu kuidas tahes saavutada soovime. Ma ei oota sinult tegelikult vastust, rohkem küsin seda või heidan selle küsimuse sinule edaspidiseks mõtlemiseks. Sa jõudsid, ma arvan, vist mulle vähemalt tundub, et ka siis selle suurema lõpupointini või mõtteni ja see on hea küsimus ja sa jõudsid nagu ette ja ütlesid seda
väga targalt ise, et sa ei oota seda vastust oma küsimusele minult täna siin otse-eetris. Kui sa ei oleks seda öelnud, siis ma oleks sulle öelnud, et ma seda vastust sulle täna ei anna. Nii et, aga aitäh selle küsimuse, aitäh nende mõtete eest ja ma ei oskagi siia rohkemat midagi hetkel lisada. Kell on 20:42, ma enam väga pikalt teha seda saadet ei jõua. Võib-olla ma täna kõigile seda ütlen, et võib-olla siis elu viib meid ühel päeval ka nii kaugele, et saame füüsiliselt kuskil vestelda. Ja ma ütlen, et täna on lihtsalt otsus selline, et selle formaadiga ma ei jätka, mis edasi saab, ma ei tea täpselt isegi, pean plaani, juba pikemat aega pean, nii et aga hetkel ma võtan endale välja teenitud puhkuse. Ei, igal juhul tahan mina sind, Timo, tänada kõige selle eest, mis sa tänase päevani oled teinud. Ja ma tõesti loodan, et sina nii sellele küsimusele, mille ma esitasin, kui ka nendele küsimustele, mis tegelikult sinu peas. Ja ma arvan, et ma ei, kuidas ma nüüd oskaksin seda asja väljendada, mis sinu peas nii või teisiti keerlevad. Mingil hetkel sellise vastuse leiad, mis leiavad kajastust ka sinu võimalikus uues formaadis. Ja ma loodan, et see formaat, kui sul ainult jaksu leidub seda siis edasi viia, oleks püsiv. Nõnda, et suurem kuulajaskond ja võib-olla ka aktiivne, kuidas öelda, osavõtvad inimesed selles, kuidas öelda sellises formaatide virvarris siiski selguse leiavad nõnda, et nad selles pettuma ei peaks. Jah, aitäh sulle kõikide nende sõnade eest ja soovituste ja küsimuste eest. Ilusat õhtu jätku. Aitäh. Ja sinule samuti. Kõike head ja head õhtu jätku. Teeme nii, aitäh. Tegemist oli siis meie põhjanaabriga, kes rääkis, ma usun, et te nõustute minuga, väga puhast ja ilusat eesti keelt. Telefon on välja lülitatud, kuigi jah, pean ausalt tunnistama, ei pea, aga teen seda siiski, et kõik need vahepealsed kõned, mis sisse tulid siis viimase helistaja, just nimelt viimase helistaja kõne ajal, oleks tahtmine need ju kõik vastu võtta ja jätkata ja jätkata ja jätkata. Aga täna on nii, nagu on. Maailmas midagi ei muutu, kui me midagi ei muuda, sa tegema pead kõik, mis suudad, isegi kui suurt ei suuda. Mõtlesin täna selle August Sanga poolt kirja pandud mõtete ridade peale ja võib-olla minu enda eeldus oli see, kui ma kunagi, ma räägin, nagu ma hakkaks pensionile minema, et kui sai alustatud nende saadetega, minu enda eeldus oli see, et ma ise ei muutu, aga muutusin küll.
kui see teile, kallid sõbrad, kallid kuulajad, kaasteelised, midagi ütleb, siis on hästi. Siis on hästi. Rahu ja armastust soovin ma teile kõigile, aga midagi oli veel. Jah, kell seisab ja see kell on trikke teinud, ma ostsin vahepeal uue kella, kes tähele pani, vana oli pruuni taustaga, aga ei toimi mul see asi siin juba mitu head nädalat. Kuigi täna on selle kella sees uus patarei, juusi siis korralikult ühendust. Ilusat õhtu jätku teile, kallid sõbrad. Ja ma tänan kõiki eelnevaid helistajaid, kes tänase saate minuga koos tegid ja viimasele helistajale aitäh tema poolt esitatud küsimuse ja jagatud mõtete eest. Suur tänu. Astun selgele rajale, ma valin oma hingede, ma olen kingitus su hingele, ma valin oma hingede ja mind ei peata miski, sest mu süda tehtud kullast. Ma ei karda mitte midagi, sest mu süda tehtud kullast. Julgelt läbi tule ja vee, ma valin oma hingede, nii kerge lahti lasta. Ma valin oma hingede, lasen mõtetest ma lahti, sest mu süda tehtud kullast. Ei saa kedagi ma vihata, sest mu süda tehtud kullast. Kindel, selge ja soe, ma valin oma hingede, avan südamees ma kingipoe, ma valin oma hingede, luban endal olla haavata, sest mu süda tehtud kullast. Mind ei saa keegi haavata, sest mu süda tehtud kullast. Astun lähemale endale, ma valin oma hingede, saadan korda suuri asju, ma valin oma hingede ja mind ei peata miski. Mul tuli meelde, mis koha pealt mul mõte katkes, oli see, et ma ütlesin teile rahu ja armastust ja aga ärge suhtuge sellesse võib-olla, suhtuge kuidas te soovite, aga kergekäeliselt, et see on justkui asi iseenesest. See on. Ja ma hetk tagasi tuli mul meelde ja mis ma tahtsin öelda oli see, et Tammsaare oli see mees, kes kunagi kirjutas järgmist, et tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Noh, sinna võib lisada siis ka veel rahu. Ja kui me seda vähemalt, ma räägin siis endast, kui ma olen seda väljendit oma elus kasutanud, siis sellise kerge irooniaga, et tee tööd, näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Et kus ta ikka tuleb. Aga võib-olla kui me selle Tammsaare mõtte peale sügavamalt mõtleme,
siis mina äkki, vähemalt ma tunnen nii täna, et tabasin ära, nagu ütlevad vanad eestlased, Tammsaare öeldu pointi. Seda ma tahtsin teile öelda. Sest mu süda tehtud kullast, nüüd astun lähemale endale. Ma valin oma hingede, saadan korda suuri asju. Ma valin oma hingede, võin igas hetkes valida ma valin oma hingede, võin kõike luua ja armastada. Ma valin oma hingede ja mind ei peata miski, sest mu süda tehtud kullast. Ma ei karda mitte kedagi, sest mu süda tehtud kullast. Ma valin oma hingede, ma valin oma hingede, sest mu süda tehtud kullast. Sest mu süda tehtud kullast. Ja saagu nii. Olen laulnud kuni hommikune kiirguldatua. Laual jäljed öisest pidusöögist. Ammu hangund raad, võtan jälle oma pilli. Olen uueks rännuks valmis taas. Sõita mitusada miili, ootab uus lava ees. Sätin istuma end pingil, püüan puhata sel teel, sest täna õhtul olen vaba. Täna õhtul laulan teie ees. Siin ma lähen, olen valinud tee. Siin ma lähen, taas möödub päev. See on laul minu rännutest. Siin on laul, laulan teile. Olen rännanud ju aastaid, see on mu elu, millest pean. Oled hulkur, mõni ütleb, mida sa mu elust tead. Vahel väsinud ja läbi, siiski uueks rännuks valmis taas. Ma tänan oma saatust, et ta kinkind on mul teid. Kui ei oleks, kes mind kuulaks, ei siis rändaks mööda teid. Ega laulaks oma laule, oleks hoopis teine leib. Siin ma lähen, olen valinud teid. Siin ma lähen, taas möödub päev. See on laul minu rännutest. Siin on laul, laulan teil. Saalis lühtrid kustunud, taas olen jälle teie ees. Igaüks energiat kannab enda sees. Teie kiirgus mind nii soojendab, sünnib muusika, mis mul on sees. Koju jõudes
väsitavad teed. Laulud, mida laulsin teil, tiirlevad mul sees. Süütan voodis viimses sigari, meenub mööda läinud päev. Siin ma lähen, olen valinud, siin ma lähen, taas möödub päev. See on laul minu rännutest, siin on laul, laulan teid. Siin ma lähen, olen valinud, siin ma lähen, taas möödub päev. See on laul minu rännudest, siin on laul, siin on suitsude allikas vines, rubaseks muutub maailm. Su silmade eest läbi jooksmas näitlejateta mängufilm. Tulen alla sealt kõrgest tornist, kuhu tõstnud sind sõprade käed. Kahe jalaga seistes maapinnal, hoopis selgemalt elu sa näed. Ja kui varjuna vajume unne, kas siis koitma lööb jälle uus päev. Ja kui varjuna vajume unne, kas siis koitma lööb jälle uus päev. Leides elule mingi mõtte, mingi siht, mingi igatsus uus. Võid ju öelda, et parandad ilma, tühjad sõnad on endiselt suus. Õllepudelid säravad virnas, heade sõprade kustunud näod. Viibuks haarab sind imelik tunne, nähtud kõik on ja tehtud kõik teod. Ja kui varjuna vajume unne, kas siis koitma lööb jälle uus päev. Ja kui varjuna vajume unne, kas siis koitma lööb jälle uus päev. Sa lähed, tea isegi kuhu, ainult tead, et minema peab. Uus hommik, mis tõusnud on taeva, su tulekuks valmis end seab. Ja kui varjuna vajume unne, kas siis koitma lööb jälle uus päev. Ja kui varjuna vajume unne, kas siis koitma lööb jälle uus päev. Ja kui varjuna vajume unne, kas siis koitma lööb jälle uus päev. Ma kõnnin halli lõpmata teed, kesknurmi täis